päev on juba täitsa s***u. Oks on pool Eestit üle võtnud juba, ma ei tea, kuidas tal see nii lühikese ajaga õnnestus. Varsti ta tuleb siia ja ta käskis mingi puu 3 korda erinevalt viisi ära mõõta. Ma ei tea, miks tal läheb seda vaja üldse. Aga kui ma ei tee seda, siis ta lihtsalt tuleb siia ja tabab meid ära. What? Leidsin puu. Puu leidsid, jess! Jess! Lähme mõõtma. Teine Tanel, kus sa oled? Jummal küll, tere Tanel. Vaata seal. Teine Tanel on surnud. Ei! Tule minuga, kui tahad elada. Oi, mis on? Oks ilmutab end. Ei, teine oks. Sirutuge. Istuge. See ongi oks. Arvutage selle ringi pindala. Ei ole nii palju aeg. Tõestage vastuväitelise. Nüüd tõsi taga. Me peame minema puud võtma. Jookse. Lähme. See on päris hea puu, ma ei välja mõõdaks seda. Vaata, mis korras see siin on. Kas sa kindlalt see on ohutu? Ma usun, et see on ohutu, see on leht. Oh, kurat, siin on kirjas, kuidas saab mõõta. Kuidas saaks puud mõõta praegu ära? Pliiatsi abil. Okei, väga hea. Nii. Kuidas see toimub? Las ma vaatan, mis siin andmed on. Kuidas küll. Puu kõrgus, kui ma ei eksi, siis jagatud pliiatsi pikkus on võrdne puu kaugus jagatud käe pikkusega. Ja sealt me saamegi kätte. Nii me peame need andmed välja arvutama. Väga hea, hakkame pihta. Nii, nagu te siit jooniselt näete, täites vajalikud tingimused tekivad 2 võrdelist kolmnurka. Mis see on siis see veel? Ole vait, ma ei oska paremini! Okei. Jätka. Igatahes puu kõrguseks tuli mõlema 447,5 sentimeetrit. Ma ei viitsi siin jama ajama sellega, mina lähen minema. Nii, Andmed käes. üks ülesande teetud. Aga pimedaks hakkab minema. Ma usun, et me praegu ei saa neid teisi ülesandeid täita. Lähme parem magama, see subakasse majja me vist täitsime. Okei, 4. päev on. Ajaga läheb kiireks. See oks tuleb täna õhtul juba. 1 mõõtmine on tehtud ja 2 mõõtmist on veel vaja teha. Aega napib. Jama lugu. Mis asi? Majavarja puuvarju ära. Kurat, nüüd me peame mingi uue puu otsima ju. Davai, lähme. Vaata, puul on oks. Aga kas tõesti, et puul on oks või? Ära tee nalja. Ei no, õpetaja oks. -14 sulgudes ruudus. Jah, võimas oks, me teeme ruttu. Me asume kohe asja kallale. Jah, jookseme. Oota, jah. Täna tuleb veel paus. Läks. Nii. Kuidas ta pea varju olevat? See tundub hea puu. Okei. Davai, kiiresti. Anna leht. Nii. Mis me siin vaja on teha? Meil on vaja
mõõta ära puuvari, minu pikkus. Selge. Sinuga teeme ka eraldi. See. Nii. mõõdulint on midagi. Seal on mingi. Kasutame seda. Võta see. Nii, ja nüüd teeme siukse asja, et ma lähen sinna ja sa mõõda varri ära. Nii, nüüd lähme arvutusi tegema. Jah. Nagu siit jooniselt on näha, me mõõtsime ära inimese pikkuse, inimese varri pikkuse, puuvarri pikkuse, puu kõrguse. Mida varju? No, mis sul on minu nende joonistega? Sa arvad, et ma suudan paremini või? Jaa, sa võiksid küll suuta paremini. Nüüd tuli näed sa parem kui eelmine kord. No, tead, ma lihtsalt jätkan, sina ole kuss. Igatahes, nagu te näete, siis siin tekkis 2 võrdset kolmnurka, mis on üks, mida sa naerad? Väiksem kolmnurk on suurem kolmnurga sees. Ja põhiliselt kasutades oksa siis ütleme õpetust risti-rästi ikka hästi saime teada X-i, milleks sai 1727 sentimeetrit ehk siis 17,27 meetrit. Igaks üks mainin, et see oli hoopis teine puuga kui esimene. Jess, nüüd on meil ühte mõõtmist veel vaja, siis me oleme pääsetud. Meil on peeglit. Tuleb küll. Mis see teha toimub? Marcel, ära kasuta nii palju ruutjuurt. Jess, oks on meid õnnistanud peegliga. Nüüd me saame ära mõõta. Jess. Viimaselt tehtud jooniselt võite näha, et mõõtsime ära puukauguse peeglist, peeglikauguse inimesest, inimese silmadest jalgadeni ja tekkisid jällegi võrdlelised kolmnurgad, mida ilmselt nagu väga siin joonisel näha ei ole, sellepärast et joonis pole perfektselt tehtud. Aga uskuge mind, need on võrdlelised kolmnurgad. Aga su joonistusoskused paranevad? No jaa, tänan sind. Tänan, see tähendab mulle palju. Sina jätka. No mis siin ikka jätkata, nagu näete, siis puu kõrgus on 520 sentimeetrit. Ja võite uskuda, see on väga täpne tulemus. Ja isegi ei olnud 80 sentimeetrit eelmisest tulemusest teistmoodi. Ärge vaadake algust uuesti. Nii et jah, nii ongi. Mõõdetud. Me oleme päästetud. Vaata, sealt oli boks. Ära lobise tunni ajal. Miinus sisse. Me oleme vabad. Jess!